september on käes, mis tähendab, et kooliaeg on käes. Ja mingis mõttes kõikidele lastele ja noortele on see uus algus. Ja see on väga hea, sellepärast, et haridus on hea. Ja sellest ei ole aru saanud mitte ainult meie siin 21. sajandil või 20. sajandil, vaid hariduse headusest on tegelikult aru saanud kõik kultuurid kõikidel aegadel. Ja kuigi kõik lapsed ei ole läinud kooli 1. septembril ja need õppekavad ja võib-olla õppimise meetodid on olnud teistsugused erinevatel aegadel, siis koolipinki on pidanud küll nühkima kõik lapsed kõikidel aegadel. Lapsed 2000 aasta taguses Palestiinas käisid ka koolis. Seal läksid poisid, sest et tüdrukuid koolis ei haritud. Poisid läksid kooli umbes 5-aastaselt ja hakkasid kohe õppima Toorat ehk 5 esimest Moosese raamatut. See oli suulise keele ja mälu kultuur, nii et kõige olulisemaks osaks nende õppetööst oligi Toora pähe õppimine. Umbes 8-aastaselt said tublimad õpilased edasi järgmisesse kooliastmesse. Ja siis umbes 12-aastaselt korjati välja veel kõige tublimad lapsed, kes siis saadeti järgmisesse kooliastmesse. Nii et elu oli päris karm. Kui sinu õppimisvõimed nõnda head ei olnud, siis sind saadeti lihtsalt koju, et sa ema-isa käe all endale ametiselgeks õpiksid. Nii et igas järgnevas kooliastmes oli järjest vähem õpilasi ja ühel hetkel said kõige tublimad, kõige õppimisvõimelisemad, kõige briljantsemad poisid võimaluse saada ühe rabi jüngriteks. Aga neid oli tõesti vaid käputäis poisse, kes nõnda kaugele jõudsid. Ja siis tuli Jeesus. Ja Jeesus oli rabi, aga ta ei läinud mitte mõnda kuulsasse sünagoogi, et sealt endale järgijateks valida kõige hiilgavamate õppimistulemustega poisse, vaid ta läks Galilea järve äärde. Ta läks kalapaatide juurde ja läks sinna, kus töötasid poisid koos oma vanematega, kes olid koolist välja kukkunud, kes ei olnudki üldse kõige hiilgavamad, kes ei olnud maailma silmis need, kes oleksid võinud saada selle au osaliseks, et saada ühe rabi jüngriteks. Ja just sinna läks Jeesus ja korjas ennestele järgijateks noored mehed, maailma silmis läbi kukkunud poisid ja tegi neist enda jüngrid ja veelgi enam, ühel päeval saatis nad välja õpetajatena, rabidena. Ja nii said läbi kukkunud noortest meestest mehed, kes muutsid maailma. Jeesus tuli, korjas üles noormehed, kes olid haridussüsteemi mõistes läbi kukkunud ja tegi neist oma kuningriigi kangelased, mehed, keda on teadnud ja tundnud kõik ajastud pärast neid. Kallid noored, õppige hoolega ja andke endast alati parim. Aga alati jätke meelde endale see, et me järgneme rabile, kelle jaoks ei ole läbi kukkunud õpilasi ja kes suuremat ei hooli kehvadest hinnetest. Siiamaani Jeesus tuleb ja kutsub enda järgijateks igasuguseid inimesi. Ikka selleks, et neist teha oma kuningriigi kangelased. Olge tublid!